Austatud proua president Kersti Kaljulaid, kõigepealt ma tahaksin teid südamest tänada, et te võtsite vastu meie jahimeeste kogukonna kutse ja tulite seda pidulikku sündmust välja kuulutama ehk jahirahu aastal 2020. Oleme 15 000 liikmega kogukond, kes ühest küljest on läbilõige tegelikult meie ühiskonnast ja teisest küljest ühendavad meid ühised väärtused, kõiki meid jahimehi. Väärtused, mille aluseks on austav suhtumine meie Eesti looduskeskkonna vastu. Tänapäeva jahimees osaleb aktiivselt oma teadmisega ja kogemustega tasakaalu otsimises looduse ja inimtegevuse vahel. Ja seetõttu on meil vastutus nii metsloomade kui ka inimeste ees. See väljakutse ei ole jahimeestele lihtne, eriti arvestades tänapäeva urbaniseerumist, inimeste kaugenemist loodusest ja sellest tulenevat polariseerumist ühiskonnas. Täidame ühiskondlikku tellimust ulukite arvukuse reguleerimise osas ja teeme seda alati teaduslikel ja teadmiste põhiselt. Oleme läbi mitme suuremahuliste lepingute partner riigile nii ulukite arvukuse reguleerimise kui ka koos veterinaaridega ka järjest sagedamate ulukite haigustega. Oleme Eesti Jahimeeste Seltsina rakendanud ja rakendamas koos riigiga uusimaid IT-lahendusi, et kindlustada aus ja läbipaistev reaalajas jälgitav eluressursi kasutus ja võimalikult täpne ulukite arvestus. Vaatlusandmete kogumine on äärmiselt tähtis ka kõikidele meie teadlastele, kellega me koostööd teeme. Kaasaegsed lahendused aitavad meil ka rasketes koroonatingimustes turvaliselt toimetada kontaktivaba jahindusega ja kindlustada ühiskondlik tellimus ulukite arvukuse reguleerimise osas. Siin kindlasti tahan kogu Eesti jahimehi tänada, et ka sellel aastal oleme oma ülesannetega hästi hakkama saanud. Koos oma pereliikmete, sõprade ja mõttekaaslastega moodustame tubli osa meie eestimaalastest. Kõik, mis on oluline ühiskonnas, on oluline ka meile. Just seetõttu on jõulupuhade aeg oluline rahuaeg ka meile. Ja just seepärast kuulutame välja igal aastal jahirahu. Üle-eestiline jahirahu, nagu teate, kestab 3 päeva. Paljud jahiseltsid peavad seda ka pikemalt ehk väljakuulutamise hetkest kuni jõulupühade lõpuni. Veel kord tahaksin, proua president, teid tänada kogu meie jahimeeste kogukonna nimel ja soovin kõikidele eestimaalastele ilusaid ja rahulikke jõulupühi. Ja nüüd siis jahirahu väljakuulutamine. Head sõbrad, head Eesti jahimehed. Eestlastena saame me ju ikka ja alati hingekosutust loodusest, olgu metsast, niitudelt või mere äärest. Loodus on meie pühapaik, meie kirik, kuhu ikka ja jälle tagasi tahame. Nii seob ka teid üheks kogukonnaks huvi looduse ja jahitraditsioonide vastu. Kõik see, mis seotud metsa, jahipidamise ja jahikultuuriga, sest ei ole tähtsamat asja jahi juures kui jahikultuur. See ei ole lihtsalt jahipidamine. See kätkeb endas traditsioone, traditsioonide hoidmist, aga ka traditsioonide arendamist, sest inimene jahimehena on ju arenenud viimaste tuhandete aastate jooksul. Ja loomulikult tähendab see ka keskkonnakaitset ning elumaad. Sest teile on ju väga oluline, millised on meie metsad ja niidud, et seal oleks tagatud loomaliikide kestmine ja ka liigirikkus. Muidugi, me oleme inimestena tänaseks väga palju sekkunud looduse loomuliku toimimisse ja muutnud loomupärast ökosüsteemi. Ja sellepärast peame oma igapäevases suhtumises loodusesse olema eriti hoolsad, kaitstes ka muid meile olulisi ühiskondlikke väärtusi.
sellena on ka just jahimehed tegelikult olulised. Kui see inimkond juba eksisteerib koos selle loodusega, kes, mis seal salata, enesekriitiliselt peame tunnistama, saaks ilmselt ka ilma meieta hakkama, siis on vaja, et me aitaksime loodusel meiega, meil kõigil loodusega koos toimida ja toime tulla. On vaja ja me soovime ka seda, et inimesed oleks ja liiguks enam looduses. Aga samas peavad nad ka teadma, kuidas saada loodusest osa nii, et loodus seeläbi ei kannataks. On tähtis, et igaüheni jõuaks teadmine sellest, milleks mets on. Mets ei ole paik prügi paigutamiseks ega lärmakateks pidudeks. Mets on paik, millesse tuleb suhtuda austusega ja ma olen kindel, et meie jahimehed seda ka teevad. Teie saate aidata, sest teil on autoriteeti, sest te olete päriselt ka kohal. Metsas ja looduses. Te näete ja teate kõige paremini, tunnete muret ja saate ka teisi õpetada. Ikka selleks, et meie endi elukeskkond ei jääks vaeseks ja et valitseks tasakaal. Olgugi siis selline natuke mõjutatud tasakaal, mis aitab meil inimliigina just meie Eestimaa loodusega hästi koos toime tulla. Te tegelete loodushoiule kaasa aidates ulukihooldega, viite läbi ulukiseiret, et oleks teada, kus nad elavad ja kes meil elavad. Sellega aitate hoida meie looduse tasakaalu ja mis praegu ka päevakajaline, aitate panna piiri taudide levikule, sest meie inimesed kanname maski, aga metsiga tema ei oska. Ja kuigi võib-olla metsigu endid see kakka nii väga poleks häirinud, aga meie sealfarmid ju teadupärast ei saa eksisteerida, kui siin on seda kakku. Nii et midagi ei ole teha. Vajalik eluruum peab kõigil olemas olema, aga vahel on vaja ka reguleerida. Ja oluline on ka see, et kõige sellega tegelete te vabatahtlikult, oma kogukonna ja kõigi meie hüvanguks. Ja see on ilus, et jõuluajal on teil tavaks püssid kõrvale panna ja niisama metsa minna ning loodusest seda hingekosutust leida ja saada. Kuulutan välja jahirahu meie metsadesse ja niitudele jõulukuu 24., 5. ja 6. päevaks.